Tere hilist hommikut. Suvi hakkab vaikselt ühele poole saama ja pärast väikest pausi jätkame Maksekeskuse webinaridega. Minu nimi on Kuldar Kullassepp, ma tegelen Maksekeskuses äriarenduse ja turundusega. Ja mul on hea meel näha tänasel hilisel hommikul juba nii palju huvilisi, kes on liitunud meie webinariga saamaks inspiratsiooni ja praktilisi mõtteid e-poe arendamiseks. Meil on täna kuulajaid väga erinevatest valdkondadest, vaatasin just küünte korrashoiuga seotud teenustest kuni kliimaseadmeteni, nii et väga põnev on jälgida, kuidas täna jagatud mõtteid rakendama hakkate. Meil on fookuses sisuturundus ja kuidas see aitaks e-poe äri kasvatada. Sisuturunduse võimalusi avab meil selle valdkonna Eesti üks juhtivaid ekspert, turundusstrateeg Timo Porval agentuurist Lavia, koolituskeskkonnast Turunduslabor. Timo on ka üks nendest, kes oli seotud kuud tagasi toimunud ja kiiresti legendiks saanud online koolitusega 12 tundi turundusest. Täna meil 12 tundi ei lähe, arvestame kuskil tunniga, võib-olla natukene üle. Ja tänase webinari jooksul saate kindlasti nii inspiratsiooni kui praktilisi mõtteid ja ideid. See on Maksekeskuse webinaride selline juhtiv mõte, et kui webinar on läbi, siis energiat on palju ja mitte ainult inspiratsiooni, vaid ka midagi, mida saaks kohe rakendama hakata. Webinari lõppedes või siis teises lõpuosas Timo vastab hea meelega ka teie küsimustele. Pange need julgelt kirja, kasutada võib nii seda chati tääbi siin Livestormis kui questions tääbi. Võib-olla see questions on isegi parem, sest seal on võimalik ka siis küsimusi nii-öelda vote'ida. Ja no nii, ega siin muud sissejuhatuseks ei olegi. Kindlasti saab olema väga põnev. Timo, lava on sinu. Tervitus ka minu poolt, et jah, ma proovisin siia slaidi komplekti täna siis paketeerida 10 aasta kogemused ja teadmised ühte tundi, et eks saab näha, kuidas see välja tuleb, aga tõesti, nagu sa Kuldar ütlesid, et suvi on, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks läbi saanud. Webinari mõttes kindlasti õnneks, et meil ei ole praegu 30 kraadi, inimesed ei ole rannas, et on tulnud siia kohale vaatama. Aga ma jagan kohe oma ekraani ja slaidid välja ja ka lähmegi siit liikvele, sest infot ja teadmisi, mida ma teile täna tahan jagada, on palju. Nii, ja fookuses, nii nagu Kuldar ütles, ongi siis sisuturundus e-kaubanduses. 2 sõna endast, mida ma praktikas ära teinud olen. Olen kirjutanud ühe raamatu ja kirjastanud ühe raamatu. Me oleme teinud Laviga oma klientidele ja endale üle 10 e-raamatu ja e-mailide saamiseks, sest inimesed niisama kellegi uudiskirjaga tänapäeval enam liituda ei taha. Praktilist kogemust 11 aastat ja kui me digiturundusega pihta hakkasime, siis me hakkasime ka pidama blogi ja korjama e-maili listi ja looma sinna väärtust, ehk siis aegade algusest peale, kui selle digiturundusega tegelema hakkasin, oli meie fookuses see, et aidata oma kliente ja luua neile väärtust läbi sisu, et selle suur fänn ma olen ja see sisuturundus on ka üks minu lemmik teemasid, mida ma räägin. Meil Lavia endal on 44 väärtuskirjast koosnev e-mailiseeria, et ma ei tea, et kellelgi teisel nii pikka e-mailiseeriat oleks ja me oleme kokku Laviga andnud turule siis üle 250 lehe siis sisu ja tegelikult see sisu on toonud mind täna siia punkti, kus ma olen, et ma saan neid kogemusi jagada, see on toonud meile väga palju kliente, et see on see, mille pealt me ise Lavia kunagi üles ehitama hakkasime. Turunduslaboris, mis on see online koolituskeskkond, on meil üle 110 erineva video, kus on üle 50 tunni siis materjali, et nagu näha, siis me oleme loonud väga erinevat tüüpi sisu, nii artikleid kui videoid. 65 tundi erinevat muud videosisu oleme välja pannud, näiteks koostöös Sonyga tegime täitsa tasuta veebiturunduse akadeemia, kus on 24 tundi materjali koos 19 eksperdiga. Ja ise me oleme sisusse umbes investeerinud 40 000 eurot ja tõesti me ei teeks seda, kui see ei tooks meile raha tagasi, et peamiselt on see läinud siis Lavia artiklitesse, uudiskirjadesse ja üks Amazoni projekt on, kus me siis USA turul ühe blogiga siis eesotsas oleme seal teatud märksõnadega. Ja kokku enda klientidele kirjutanud üle 120 artikli. Need numbrid ei ole mitte kuidagi kiitlemiseks, vaid andmaks seda tausta ja seda julgust, mille ma olen läbi käinud, et mille pealt ma julgen täna seda teadmist teile jagada. Ja päris minu esimene kirjatükk oli siis, kui ma oma esimese äri pekki keerasin ja siis ma kirjutasin sellise dokumendi alguses peamiselt endale 15 õppetundi 30 000 krooni eest, oli siis krooni aeg ja aasta oli 2009, kui see asi metsa läks.
ja siis me hiljem jagasime siis seda oma ettevõtja portaalis alustavatele ettevõtjatele ja saime sellega siis üle mõnesaja emaili aadressi endale. Et peamiselt algus enda jaoks ja siis saime aru, et tegelikult on sellel turunduslik väärtus ka. Enne kui me lähme sisuturunduse juurde, siis 2 põhimõtet, mida tasub kogu aeg meeles hoida. Esimene on see, et vastutus. Ükstaskõik, kuidas sul täna ettevõttes läheb, on tegelikult ainult peeglisse vaatamise koht, et loomulikult oleks lihtne süüdistada valitsust, Covidit, mida iganes, aga ikkagi see on, kui sa võtad vastutuse enda peale, siis sa saad aru, et tegelikult sina saad neid asju muuta, et kui sa täna sisuturundusega ei tegele, siis sellest pole midagi hullu, saad hakata homme pihta, aga kui sa tahad edasi liikuda ja areneda, siis tuleb võtta ise täis vastutus, et selle võtmine ei ole muidugi kõige meeldivamate killast. Tihti ego saab pihta ja halb on, aga tegelikult see aitab areneda. Ja teine põhimõte on see, et see töötab üldse nii elus kui ka siis sisuturunduses ja e-kaubanduses on see, et kõigepealt anna ja anna niimoodi, et sa ei oota midagi vastu ja siis tegelikult saad ka bumerangina selle kõik tagasi, nii hea kui halva, mida sa siis teed. Ja Robert Cialdini siis raamatu mõjustamise psühholoogia üks autor, üks minu lemmikautoreid on öelnud siis niimoodi seal raamatus ka, et anna ja sulle antakse põhimõte töötab siis inimese võlgnevustundel. Ehk siis sinu väiksele teenele vastatakse tihti palju suurema teenega ja see on vaieldamatult kõige võimsam teaduslik mõjustamise põhimõte. Et see ei ole inimeste ärakasutamine, vaid mõjustamine, sest kui sa pakud talle head toodet, head teenust, siis sa teed inimesele teene, kui sa talle selle läbi sisuturunduse siis tegelikult ära müüd. Et seda ei tohi siis kuidagi kurjalt ära kasutada, et inimesi manipuleerida, et mõjustamine ja manipuleerimine minu jaoks on nagu 2 erinevat asja, kus manipuleerimine siis on halb. Ja mis on siis üldse sisuturundus? Mina olen seda defineerinud niimoodi, et sisuturundus on läbi kasuliku sisu, sinu ideaalse kliendi, huvi tõstmine sinu toote või teenuse ostmise vastu, et me teeme seda sisuturundust ikkagi selleks, et ehitada üles usaldust, ehitada üles suhteid, sest kui inimene esimest korda tuleb sinu e-poodi, siis ta ei tea suure tõenäosusega, kes sa oled, ta ei usalda sind ja ta tegelikult esimesel korral ju kohe seda ostu ei soorita, võib-olla ei soorita ka teisel korral. Aga kui me teeme head sisu, siis on meil võimalus, et me saame teda lugema seda, tarbima, vaatama ja sealt ehitame tegelikult seda suhet ülesse. Ja see sisu peab olema kasulik, et sisuturundus ei ole see, kui me ostame Äripäeva artikli, mis kiidab, et kui tore ettevõte me oleme, et alati nagu mõtles selles vaatepunktis, et mida see inimene tahab saada, mitte see, mida sina tahad öelda, vaid mida temal oleks vaja, kuidas sina saaksid teda aidata. Ja siis sinu ideaalne klient samamoodi vaja endale ära defineerida, et kes see on, keda sa üldse enda siis e-poodi või veebilehele tahad saada. Ja lõpuks peab see jõudma siis ostuni välja, et muidu neid artikleid ja luuletusi võib kirjutada hobikorras endale sahtlisse ka, aga ettevõtjana, turundajana on eesmärk lõpuks see, et sa saaksid endale klienti juurde. Ja mis on siis peamised võimalused selle sisuturunduse juures, et see esimene, kõige lihtsam, selgem on artikkel ja kui sa enda e-poodi siis hakkad looma ka blogi, siis üks soovitus on see, et selle blogi asemel vaheta see blogi sõna ära kasuliku vastu, sest tihti sa jõuad luua võib-olla 10-15 artiklit sinna aja jooksul ja kui viimane artikkel on aastast 2020, siis võib tunduda see, et mis siis vahepeal aasta jooksul saanud on, kas ettevõte on ära surnud. Ja kuupäevad võtta artiklite juures ära ja kirjutada selliseid artikleid, mis siis oleks igikestvad või nagu oleks 3-4 aastat nagu väga okei. Et meil on üks näide, kui me müüsime palkmaju, siis palkmaja ehitamine tegelikult nagu ei muutu aja jooksul kuigi palju. Et artikkel, sa võid, sisu on ka pilt või siis mingi infograafik, mis siis paketeerib või nii-öelda süstematiseerib teatud statistika, teatud teadmised ühele sellisele pildile kokku. Loomulikult video, üli-võimas, jälle tänapäeval inimestele meeldib väga palju jälgida. Kes mõtleb, et tänapäeval ainult kõik tahavad videot vaadata, siis sellele ma alla ei kirjuta. Inimesed loevad tegelikult ka väga-väga hästi. Veebiseminarid, et kui sa oled e-kaupmees, siis sa võid samamoodi teha veebiseminare, täpselt nagu teeb praegu maksekeskus on ju. Ta annab teile läbi siis veebiseminari väärtust, et ta ei kirjuta ainult oma makselahendustest, vaid ta vaatab kogu suuremat pilti
millest tema kliendid võiks veel abi saada. Ja veebiseminar on üks võimsamaid kanaleid, et ma hakkasin eelmine aasta tegemas täpselt aasta tagasi, 20. august, panin vabariigi taasiseseisvumise päevale kogemata kuupäeva, sest ma ei teadnud, et see 20. august nii oluline päev on, õnneks tuli siin paarsada inimest kohale. Ja pärast seda ma nägin, kui võimas see on, sellepärast et läbi sellise laivi, et te olete koha peal, te vaatate, et te suudate suhestuda selle ettekandjaga oluliselt paremini, kui see on lihtsalt kuskil YouTube'is olev video. Et see live element, ma lugesin ühes psühholoogia raamatus ka, siis trigerdab meie aju seda osa, kus on meil empaatiavõime. Ehk siis, kui inimene teab, et asi on laivis, siis on see oluliselt suurema mõjuga, kui see, et ta vaadatakse seda webinari nii-öelda kordusest järgi. See veebiseminar hästi hea võimalus siis suhete loomiseks. E-kaupmehena sa võid ka alustada enda valdkonnas podcasti, et ei ole nii, et ma müün ainult enda tooteid, vaid tegelikult sa võid katta siis enda valdkonda siis nii-öelda taskuhäälinguga. Loomulikult e-poodide omanikena kõik teavad, kui hea ja tugev võimas turunduskanal on e-mail ja mitte ainult turunduskanal, vaid müügikanal. Loomulikult seda eeldusel, et sa selle e-maili kaudu saadad väärt infot, et kui sa saadad kogu aeg, et osta minu sokid ära, siis ühel hetkel inimene vajutab see lahku listist ja ta ei taha kunagi kuulda midagi su kohta. Et see e-maili mõte on ikkagi see, et see on suhete ehitamine ja loomulikult siin aeg-ajalt sa teed ka siis pakkumisi. Ja samamoodi sa võid luua siis akadeemia, mis koosnebki siis paljudest videotest. See akadeemia võib koosneda ka siis varasematest näiteks tehtud veebiseminaridest või podcasti mingitest tükkidest, aga sul on lisaks sellele toodetele, mida sa pakud, palju rohkem kliendile anda. Mingit infot juurde, mis aitab tal seda toodet kasutada ja aitab tal saavutada neid eesmärke, mida ta seda toodet ostes üldse saama tuli. Ja loomulikult sa võid siis korraldada ka füüsilisi koolitusi, mida praegu on võimalik veel teha, seni kuni jälle kõik võib-olla kinni pannakse, seminarid, konverentsid, et seda kõike sa siis enda inimestele teha võid ja sest need võivad olla ka siis on ju virtuaalsed. Et mis ma soovitan on see, et sa võtad endale eesmärgiks, et sa lood sellist sisu, et lugejal, vaatajal või kuulajal on selline tunne, et vau, mida ma just siit praegu sain. Et selle Lavi e-mailide kohta on Sven Nuum väga hästi öelnud, et mees, sa jagad seal paremat materjali ära, teised mehed tasuta koolitustele, et mis sul viga on, umbes on. Et aga see on see eesmärk, et kui klient tunneb, et sina oled sisuga pingutanud, siis sealt tekib see usaldus sinu vastu. Sealt tekib sul ka selline enda valdkonnas eksperdi roll ja kui me mõtleme siis tarbijatena, et kelle juurest me osta tahame, siis ikka ju sealt, kes on oma ala ekspert, et me ei taha sellelt osta, kes on hunt kriimsilm, et ma olen natsa ehitanud palkmaju ja natukene siis teinud joonistusi ja muidu ma kirjutan ka, et tule osta minu, ma ei tea, juukselõikusteenuseid. Selliste käest me tegelikult ei taha osta. Ja võtta eesmärgiks siis ollagi enda sektoris, mis iganes on see, oled sa küünetehnik, müüd sa kliimaseadmeid, on sul e-kaubamaja, on sul mingi konkreetne teenus, vahet ei ole, võtta endale eesmärgiks, sa oled enda sektoris see parim väärtusandja, sest inimesed siis tulevad sinu juurde. Et tõenäoliselt samamoodi, et kui me oleks seda nii-öelda legendaarset 12 tundi turundust teinud, millest kujuneski Eesti suurim turundussündmus, siis pärast seda tuldi minu juurde ka, on ju, Kuldar tuli Maksekeskuses, kuule Timo, teeme webinari, e-kaubanduse liit tuli, kuule äkki teeme koos ja nüüd me teemegi oktoobris e-kaubanduse liiduga koostöös siis e-kaubanduse nii-öelda 12 tundi. Et kui sa sellist asja teed, siis sa hakkad saama automaatselt rohkem kliente, rohkem tähelepanu ja see tähelepanu viibki siis lõpuks rohkemate koostöövõimalusteni, mida muidu võib-olla, milleni see muidu jõudnud ei oleks. Ja mis on siis selline väärt sisu definitsioon minu jaoks, et klient tunneb, et see tõesti on vau, siis minu enda selline indikaator on see, et kui ma olen teinud midagi nii head, et mul on tunne, et pagan, ma võiks seda müüa, siis see on see hetk, kus on see väärt, et see tasut ära anda, kas e-maili liitumiste vastu, ma ei tea, lihtsalt blogisse üles panna, et kui inimene tuleb, leiab Google'ist, ta loeb, ta näeb, et vau, sa tõesti aitad, sa tõesti hoolid. Et selle sama 12 tundi turundusega, tegelikult on niimoodi, et Äripäev kirjutas mulle ka, et Timo, mis sa teed, et oled niukse asja nüüd annad nagu tasut ära, et sa umbes rikud turgu, et me oleks küsinud selle eest rahulikult 400 eurot, on ju. Et, aga vot see ongi, see on nagu, püüdsin kokku panna nii hea asja, et inimestel oleks vau. Ja see natuke ma panin muidugi üle võlli ka sellega, et seal olid ka mingid inimesed, kes arvasid, et see on pettus. Et ei saa olla niimoodi, et 12 tundi sellised esinejad ja 25 000 euro eest jagatakse või 23 000 euro eest jagatakse auhindu, et siuke asi tasut on, et see peab olema pettus. Et vahel, kui mingi asi tundub liiga hea, siis inimesed hakkavad ka kahtlema.
Kuidas siis alustada üldse? Esimene asi on see, et sa pead aru saama sellest kliendist või potentsiaalsest kliendist, keda sa endale tahaksid siis saada. Sa pead teda siis tundma õppima, sellepärast, et kui sa teda tundma ei õpi, siis sa ei tea ka talle tegelikult luua sellist sisu, mida ta tegelikult tahaks lugeda, et see, mida sa tahad öelda, sul on võib-olla mingi uudis, ei ole üldse nagu nii oluline kui see, mida klient tahab lugeda, sest muidu me ütleme küll, aga kui klient ei loe, siis pole jälle sellest kasu. Et mõned tööriistad, kuidas seda klienti tundma siis õppida. Esimene on näost näkku intervjuu. Et kuidas meie selleni jõudsime, oligi siis see, et me arendasime ühte e-poodi, mis siis pidi müüma naiste pesu ja mida mina keskmine, tavaline, normaalne Eesti mees ei tea ju naiste pesu ostmisest nagu mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas me seda e-poodi teeme, kui me oma klienti tegelikult ei tunne, kes seal lõpuks ostma hakkab. Mida me tegime, oli siis see, et me tegime ära 7 intervjuud naistega ja peale seda ma võin öelda, et ma olin naiste pesu ostmisekspert valmis. Päris nii see muidugi polnud, aga ma sain oluliselt rohkem aru, mida nendel naistel sellest poest soov on saada, mis seal hirmud on, mis seal takistused on, kuidas me peame seda asja üles ehitama, kuidas peavad olema need filtrid, millist sisu me saaksime neile luua ja seda kõike 7 intervjuu pealt. Ja pärast seda me Lavis tegelikult enam ühtegi veebilehte pole teinud niimoodi, et me ei intervjueeriks siis enda kliente või potentsiaalseid kliente. Ja mida see siis intervjuu tegemine annab, ongi siis see, et sa õpid klienti päriselt tundma ja see võiks olla näost näkku intervjuu, et kõik selline telefoni teel ja Zoomi teel ka saab, et kui see mõlemad poolt nagu inimesed näevad. Aga kokkusaamine on see, et lõpuks klient seal ikkagi nagu avaneb ja annab sulle sellist head tagasisidet. Mul on ka olnud situatsioone, kus ma intervjueerin sellist IT-meest ja ta vastab mulle niimoodi, jah, ei. Ja kui ma enne ütlesin, et läheb umbes 45 minutit, siis mul olid 15 minuti peal põhimõtteliselt küsimused otsas. Siis ma ütlesin, et aitäh aja eest, et sa ikkagi leidsid vastata ja tore, et natuke ikka tead, mis sain. Ja tõusin püsti, siis ütles, et oota üks asi veel. Ja siis ta avanes ja rääkis. Et see ongi see võti, et seal kliendi intervjuudel sa saad enda siis kliendi avanema või selle vastaspoole avanema. Et lisaks nendele teadmistele saad sa aru, mis toonil ta asjadest räägib, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, kus tal kortsu läheb. Ja tegelikult on see, et sul võib olla enda peas see nagu müüt või hirm, et issand jumal, et kes see ikka tahab sellist nagu kliendi intervjuud anda või teha, kellelgi ei ole aega ja tegelikult see on kõik enda välja mõeldud. Me oleme teinud täna paarsada intervjuud ja me oleme saanud kokku võib-olla 10 ei vastust. Et tegelikult see teine pool näeb, et vau, sa tõesti võtad aja, et tulla teda intervjueerima, et saada ise paremaks. Ja üks tark mees, kelle nimi mulle meelde ei tule, on öelnud, et turunduses edu saavutamiseks on vaja liituda siis selle vestlusega, mis sinu potentsiaalse kliendi peas on. Ja kui sa selle kliendiga otse räägid, sa võid ise arvata, et kas sa saad sealt häid ideid juurde või mitte. Et isegi kui sa sellest webinarist mitte midagi muud kaasa ei võta, siis palun, tee vähemalt 1-3 intervjuud ära ja sa näed, kui palju sa sealt väärtus saad. Et kui keegi on teinud sellise kliendi intervjuud, siis kirjutage julgelt chat ja kirjutage see, et kas te saite sedalt väärt teadmisi ja kas see intervjuu tegemisel läinud aeg oli siis sellise positiivse investeeringu tasuvusega. Ja kui sul on intervjuude kohta soov edasi uurida, sest see on ka teema, mida ma võiks katta umbes 1,5 tundi ainult intervjuusid, siis Henri Palmar, kolleeg, mul on kirjutanud Lavi blogisse täitsa tasuta pika artikli kasuliku lugemise alt, leiad selle, et kuidas intervjueerida oma potentsiaalseid kliente turundusideede saamiseks ja sealt sa leiad ka siis sellise portsu küsimusi, seal on mingi 15 küsimust, mis on standardküsimused, mida me iga kord siis intervjuule minnes siis kasutama hakkame. Järgmine asi, mis aitab siis sul seda klienti tundma õppida nii, et sa saaksid talle seda väärt sisu luua, on siis küsitlused. Et praegu ka kindlasti peas käib läbi, issand jumal Timo, kes neid küsitlusi siis nagu täidab täna, kes neid üldse viitsib teha, et me oleme näinud Telialt ja Swedbankilt nagu leia mulle 10 minutit ja täida ainult kõik need 125 küsimust ära. Et kes neid teha viitsib? Tegelikult inimesed viitsivad küll ja üks raamat, mida ma soovitan sellel teemal lugeda, on maailma kõige pikema nimega Ask ja Ryan Levesque poolt kirjutatud, et see avas minu jaoks kogu seda küsitluste maailma. Aga mis on oluline, on see, et selle küsitluse täitja peab tundma seda, et tema vastused ja panustatud aeg saavad vääriliselt tasustatud. Et kui sa saadad kirja, et kuule suured tänud, et sa e-poest ostsid, et palun täida, ma ei tea, võta 10 minutit ja täida ära need küsimused, et me saaksime, ma ei tea, paremat süsteemi ehitada, siis kliendil on see, et
aga mida mina sellest saan. Sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et mida klient tahab, et pane ise ennast selle vastaja rolli. Et kui sa ütleksid, et ma ei tea, kõikide täitjate vahel me loosime ühe Itaalia reisi või kuhugi Kreeka saarele, et siis inimesed viitsivad täita, et Laviis ka, me oleme ühe korra teinud põhjalikku küsitlust, 8 küsimust oli, kolleeg Henri ütleski, et Timo, sa oled lolliks läinud, keegi ei viitsi tänapäeval täita, 8 küsimusest enamik olid siis avatud küsimused ja noh, nii-öelda boonuseks või tasuks andsime kõigile, kes vastasid siis 97 eurose videokoolituse. Ja vastanute määr oli siis nagu väga suur, ja kellest umbes 80% täitis ära siis kõik 8 küsimust. Ja üks nii-öelda viga, mida ma näen, et tehakse nende küsimuste juures on see, et lihtsalt valige linnukesega midagi. Või ma ei tea, ütle 1-10, kui palju sa meid sõpradele soovitaks, et need vastused ei aita sind kui ettevõtjat tegelikult edasi. Et sa näed võib-olla mingit keskmist, et ma ei tea, selle webinari võib-olla selline tulemus oli 8,7, eelmisel oli 8,4, ühel oli 6,3, et need on kõik toredad numbrid tegelikult ja jälgida võib-olla mingit trendi ja tunnetust. Aga tegelikult, kuidas sisuliselt asja saaks paremaks teha, mis oli hästi, mis oli halvasti, saad sa ikkagi tegelikult ainult avatud küsimuste pealt. Ja nii nagu Ryan Levesque soovitab, nii soovitan ka mina, et mis on kõige parem küsimus, mis tuleks panna kõige siis esimeseks, ongi siis see, et mis on sinu kõige suurem X-alane väljakutse, mis on sinu kõige suurem, ma ei tea, joogaga seotud väljakutse, e-kaubandusega seotud väljakutse, e-poe turundusega seotud väljakutse. Ja see on avatud küsimus ja sealt sa saad siis lõpuks neid vastuseid, mis siis aitavad sul luua paremat sisu, mis aitavad sul klienti paremini tundma õppida ja mis aitavad ka sul siis e-poodi seda õiget sisu või neid õigeid elemente panna, et siis kliendid tegelikult sind lõpuks usaldaks. 2 tööriista, mida kasutada, on Google Forms, on täiesti siis tasuta. Selle miinuspool on siis see, et kui sul on selline 5 küsimust ja inimene kõiki neid ära täita ei viitsi, siis sa neid vastuseid kätte ei saa. Ja siis teine, millega mina olen tööd teinud, on Alchemer, endine Survey Gizmo. See on tasuline, maksab siuke 40 raha kuus äkki. Ja seal on niimoodi, et inimene, kui ta täidab ka ainult esimese küsimuse, mis oli see, et mis on sinu näiteks kõige suurem turundusalane väljakutse ja muid täita ei viitsi või ei soovi, siis sa saad selle küsimuse esimese vastuse igal juhul kätte, et see küsimus tulebki panna siis tegelikult alati kõige esimeseks, kui sa siis turgu tahad tundma õppida. Et see on see Alchemeri plusspool, et isegi kui inimene lõpuni ei jõua, sa saad need vastused kätte nii palju, kui ta siis sisestas. Järgmine asi, et teha siis head sisuturundust, on see, et sul on vaja e-poel ära teha märksõnade analüüsiks, siis milliseid märksõnu inimesed Google'is siis otsivad üldse. Sellepärast, et Eestis ma vaatasin, e-poed natukene teevad sellist blogi ja kasulikku sisu, mitte liiga palju, võiks teha oluliselt rohkem. Ja kui ma neid e-poode läbi käisin ja vaatasin, siis üks asi, mis silma torkab, on see, et tegelikult tundub, et ei ole see märksõnade analüüs ära tehtud. Et on kirjutatud küll kasulik artikkel kliendi jaoks, aga tegelikult see kasulik artikkel võiks ka Google'is oluliselt paremini välja tulla, kui oleks mõeldud, et millisele konkreetsele märksõnale see artikkel kirjutatud on, et kui see ongi näiteks, ma ei tea, beebimütsid, siis ei ole nii, et ma ei tea, lihtsalt artikkel, millist mütsi valida, vaid on millist beebimütsi valida või beebimütsi valimise 10 sammu või 7 nõuannet või mis iganes see pealkiri on, et see märksõna peab sealt artiklist igalt poolt läbi käima. Sellepärast, et muidu pool tööd jääb sul vääriliselt tasustamata, sest kui sa Google'ist välja tuled, sa saad neid potentsiaalseid otsijaid siis enda veebilehele. Ja me oleme kasutanud sellist kõige lihtsamat Exceli tabelit, kus me oleme ülevalt alla pannud kirja märksõnu, neid roheliste joonte vahele grupeerinud ja siis vastavalt sellele ka kirjutanud sisu. Ja hästi oluline, mis selle märksõna analüüsi tegemise juures on see, et kui suur see otsingu maht on. Et jällegi hakata kirjutama artikleid liiga üldistele märksõnadele nagu mööbel, kus on võib-olla 40 000 otsingut kuus, on nagu selles mõttes mõttetu, et seal sa konkureerid võib-olla väga suurte tegijatega ja teistpidi, kui sul on, ma ei tea, mööbli restaureerimine valge puitpeitsiga, sellist märksõna otsitakse võib-olla 0-10 korda, et siis jälle see panus ja see aeg ja raha, mis sinna kirjutamise läheb, ei ole nagu vääriline, et ma soovitan, et see märksõnade otsingu maht võiks seal olla ikkagi 40 otsingut kuus ja üle, et siis on juba mõtet sinna nagu niši sisse minna. Tööriistu, mida meie kasutame selle märksõnade analüüsi tegemiseks, on Google enda poolt, Google Keyword Planner, mille te leiate Google Adsi konto alt. Tools and Settings ja Keyword Planner.
Teine soovitus on see, et Google'i enda soovitused, et kui te hakkate siis kirjutama mingit sõna, näiteks ventilatsioonitoru, siis ta pakub sealt veel erinevaid sõnu nagu välja, mida inimesed veel on siis otsinud seoses selle sõnaga. Et kui ma neid märksõnade analüüse teen, siis ma panen ka niimoodi, et ventilatsioonitoru, tühik A, vaatan, mis selle sõnaga A tuleb, et mis need nagu kahefraasilised otsingud on. Ja samamoodi ventilatsioonitoru B, ventilatsioonitoru C, lõpuks on see lõhksoojuspump A, B, C, et kõik ma niimoodi läbi käin, sellepärast et see annab siis tegelikult lõpuks selle nagu põhjaliku ülevaate, konkreetselt selle pika põhjaliku tabeli, et milliseid märksõnu inimesed üldse otsivad seoses sinu toodete ja teenustega ja siis vastavalt sellele sa saad hakata seda sisu looma. Et see on tegelikult selline vundamendiklots, et ilma selleta ei tohi hakata artiklit kirjutama. Noh, tohib küll, aga siis jällegi, nii nagu ma enne ütlesin, jääb nagu pool kasu siis saamata. Siis järgmine tööriist, mida me väga-väga soovitame, on hrefs.com. Maksab selline 100 raha kuus keskmiselt, aga tal on ka see päris mitte tasuta konto, aga 7 päeva, 7 taala. Et selle 7 päevaga saab siis samamoodi selle märksõna analüüsi ära teha. Ja mida me selle Hrefsiga teeme on see, et sinna sulle annab sisse panna näiteks konkurendid. Et siin ma võtsin, kuna me müüme ka kliimaseadmeid ühe ettevõttega koos, siis võtsin ette ühe konkurendi ja näen, et milliste märksõnadega tema välja tuleb ja millistel positsioonidel. Ja kui sa tead, kes su konkurentidel, kellele hästi läheb, milliste märksõnadega ta välja tuleb, siis niimoodi selle Hrefsiga töötades sa näed siis ka märksõnu, mida sa võiks lisada siis enda sinna märksõna analüüsi, sinna Exceli tabelisse. Nende tööriistega sa hekseldadki siis kõik võimalused läbi, et oleks siis üks kompaktne koht, kui sa hakkad neid artikleid looma. Ja mida me selle Hrefsiga veel teeme, on see, et selle jaoks, et Google'is esile tulla, on endiselt väga oluline see, kui palju on sinu e-poe või veebilehe suunas siis linke teistelt veebilehtedelt. Ja Hrefs.com ütleb selle ära, palju sul on endal ja kui palju on ka konkurentidel ja kus kohast konkurent need lingid saanud on. Ja kui sa seda tead, kus sul konkurent on lingid hankinud, noh näiteks näedki, et Malluka blogis on mingi artikkel olnud tal, mis viib sind mõttele, et äkki ma võiks ka Mallukaga mingit koostööd teha või noh, mis iganes suunamudijaga või on see Delfis kuskil olla artikkel, kuskil sisuturunduse rubriigis või Äripäevas on, et kus iganes konkurent linke saanud on, siis mõtle, kus sina saaksid ka, sest see linkide hulk aitab kaasa sellele, kui hästi sa siis Google'ist välja tuled. Sa võid siia chati kirjutada ka, et kas sa täna tead üldse, kui palju sinu e-poe suunas linke on ja kus kohast need lingid pärit on ja sama ka siis konkurentide kohta on ju. Et väga-väga hea tööriist. Kui ma seda kunagi ühele sõbrale soovitasin, siis ütles, Timo, see on ju täiega hea spiooni tööriist. Ma ütlesin, et on küll, Andres, on küll. Järgmine tööriist on surferseo.com ja mida see tööriist siis teha aitab, on see, et ta ütleb ära, mitu sõna on siis Google'is esimesel 10 positsioonil olevatel siis veebilehtedel just sellele fraasile. Et kui ma otsin siin muru niitmine, siis me näeme, et esimesel 10 positsioonil on 300 sõna. Et ma olen Laviis ise selle vea teinud, et ma kirjutasin väga pika artikli sõnal internetiturundus, see oli 5000 sõna ja kõikidel teistel, kes olid eespool, olid 600 sõna. Ja see on Google'i jaoks märk sellest, et mees, mis sul viga on, kuidas sa ei saa öelda lühemalt ära, kui teised on seda saanud ja miks sa nii palju kirjutad. Et see Surfer SEO annab sulle selle sõnade arvu, kui pikad need artiklid olema peavad. Et siin samamoodi, et kui sul muruniitmise artikkel on, noh seal muidugi ei tulnud artiklid välja, vaid tulid tihti tootelehed või kategoorialehed, siis noh, sul on maksimaalselt 450 sõna. Muidu sa annad Google'ile signaali, et sa jahud lihtsalt võib-olla liiga palju on. Ja siis samamoodi see Surfer SEO, mida ta võimaldab Eesti turul küll nagu vähem, aga USA turul, kui me kasutame, siis sa näed, et millised on need ühised sõnad ja ühised fraasid, mis seal näiteks 10 esimesel positsioonil olevatest artiklitest läbi käivad, mis tähendab seda, et sina pead neid samu fraase kasutama. Et noh, kui sa räägid kaalu langetamisest, sa pead kasutama fraase kalorid, ma ei tea, näiteks MyFitnessPal, toidu kaalumine, trenni tegemine, sest muidu sa annad Google'i jaoks signaali, et selle kaalu langetamisest sina ei tea siis piisavalt palju. Soovitusi, kui te hakkate sisu kirjutama, on see, et ja üldse veebilehe ja e-poe tekstid, mida ma väga palju näen, et kirjutatakse mina, meie on ju. Tegelikult jällegi, kui potentsiaalne klient tuleb sinu e-poodi või veebilehele, siis ta on alati enda kasu peal väljas. Sa peaksidki kirjutama siis sina ja sulle, aitame sind, teenused, millega sind aitame, mitte et meie teenused on ju. Vaid alati see fookus selle
nii-öelda lugeja peale, selle kasutaja peale, selle vaataja peale. Et see on see kõige suurem nagu võti ja ka kõige suurem viga, mis paraku tehakse. See sisu, mida sa kirjutad, räägid, paned slaididesse, kuhu iganes, see peab päriselt siis seda lugejat või vaatajat aitama. Sest kui see teda ei aita, siis ta ei hakka sind jälgima, pärast ei kola su e-poes seal ringi edasi, ta tunneb, et lihtsalt see oli kirjutatud üks järjekordne nagu müügiartikkel, et me kõik oleme selliseid artikleid näinud ja me teame, mis tunne meil tekib, kui me siis seda loeme. Täna artiklid peavad olema hästi kirjutatud, et paraku on nii, et kunagi oli, et kirjutan lihtsalt teksti valmis, märksõnad sees, kõik äge. Täna me ei viitsi lugeda igavaid artikleid, et isegi kui see sisu on hea, aga see on nagu igavalt kirjutatud, seal on palju sõnakordusi, seal on punktid, komad paigast ära, siis meil ei teki seda usaldust, me ei taha seda lugeda. Et täna artiklitega on vaja rohkem vaeva näha kui ei kunagi varem, sest sisu tekib nagu väga-väga palju juurde. Et siin Eesti turul võib-olla nagu konkurents ei ole nii suur, aga me näeme USA turul, kui palju tuleb erinevatel teemadel lihtsalt iga päev nagu miljoneid artikleid ja sealt sa pead silma paistma, seal peab olema see nagu hästi kirjutatud, seal peavad olema lood sees, seal peavad olema naljad sees või tõesti midagi, mis seda lugejat tõmbaks. Mida ma soovitan, on see, et kindlasti julgege näidata oma isikupära, et kui te kirjutate lihtsalt igavaid tekste kantseliidis, omadussõnad olete kõik välja kraapinud, nii nagu mõned pangad võib-olla Eesti turul teevad, siis see on igav tekst ja me ei taha täna igavat teksti lugeda, et kliendil peab olema kasulik ja meelelahutus nagu samal ajal kooskõlas. Et see isikupära näitamine, et see ehitab ka sinu isikubrändi ja seda ei ole vaja kuidagi varjata, vaid see on tegelikult turul üks paremaid võimalusi eristumiseks ja nagu Peep Laja ütleski, et kõik kopeeritakse nägu nii järgi, et välja arvatud isikubränd. Et ma arvan, e-poodidel on nagu vaja eriti pingutada selle isikubrändiga ka tegeleda, näidata neid inimesi, kes seal taga on, sellepärast, et on aja küsimus, millal Amazon Prime on ka Eestis ja Amazonis saab kõike, saab väga soodsa hinnaga, et siis on väga keeruline sul silma paista, kui sul seda enda eristumist ei ole. Ideaalis, kui siis klient loeb seda teksti, nagu ma ütlesin, peaks tekkima tal vau-moment, et ma tõesti sain nii palju väärtust või siis vähemalt see, et aitäh sulle, et ma sain jälle mingis osas targemaks, et minu viimane selline aitäh on 24-le, kui ma hakkasin madratsit ostma, et kes on madratsit ostnud, siis teab, et issand jumal, kui lai valdkond see on. Vedrudeta, soklites, ilma sokliteta, erinevad kattemadratsid, erinevad sfammitüübid, mul niimoodi, et jumala eest, kes selle madratsi nüüd siia ära ostab. Aga õnneks on 24-l tootekategooria lehel väga hästi ära kirjeldatud, väga hästi seletatud, mis midagi on ja selle pealt ma sain oma valiku teha ja sealt ma siis kahe madratsi tellimuse teile ka panin. Nii nagu ma enne ütlesingi, võtta eesmärgiks olla siis parim sisupakkuja enda valdkonnas, et kui teised ei tee, ei ole see mõte, et me ka siis ei tee, vaid see on just sul jälle eristumise võimalus ikkagi nagu ise luua seda sisu ja väärtust. Ole järjepidev, et iga järgmise kirjatükiga, iga järgmise videoga kõik läheb paremaks. Ma mäletan enda esimest avalikku esinemist eliitlaagris, kus mul oli antud tund aega ja umbes täpselt samal ajal pool tundi oli läbi, olid mul kõik slaidid otsas. Väga tore ei olnud, ütlesid, eks siis lähme kõik varem sööma, korraldajad vaatasid ka mul otsa, et mees, mis toimub, on ju. Et kõik alustavad kuskilt algusest, et kui sa YouTube'ist guugeldad minu nime, sa leiad ka mõned videod, mis ma olen teinud kunagi Peep Lajale, kergelt öeldes on nagu piinlik ja teiselt poolt on see, et aga see oligi ju see hetk, kus ma nagu alustasin, see oli 10 aastat tagasi, ma ei osanudki paremini. Et ole lihtsalt järjepidev, samamoodi iga kirjatükiga, iga podcastiga sa lähed ise paremaks, aga oluline on see, et sa alustaksid, sellepärast, et sa mängima õpid ikkagi nagu väljakul, mitte lihtsalt väljaku kõrvalt vaadates. Kui sul on mingid teemad, mis ajas ei muutu või muutuvad väga vähesi, ei pea iga kord kirjutama ka endale e-poodi sinna uut artiklit, vaid on see, et lihtsalt täiusta olemasolevat sisu. Kui mingid, ma ei tea, uuringuid on juurde tulnud, siis lisa neid. Sul on võib-olla mingid tootepildid tulnud, sa võid lisada neid. Sul on võib-olla mingi asja tahad rääkida videosse, et jällegi inimene näeks, kes selle e-poe taga on, mitte et info@epood.ee, et selle taga on päriselt Pille, kes siis teab oma ehetest kõike ja annab sulle nõu siis mingi artikli juures veel ka video kujul, kuidas midagi valida.
Seesama, mida ma korra alguses mainisin, on see, et võtke ära blogi ja pange sinna kasulik, sest blogis inimene ikkagi lugeja eeldab, et seal nagu kogu aeg tuleb mingit uut sisu peale. Aga e-poe omanikuna, ettevõtte omanikuna ma kujutan ette, et sellist järjepidevat blogi luua, mitte ma ei kujuta ette, vaid ma tean seda, järjepidevat blogi luua on nagu väga-väga suur väljakutse. Kui sa ise ei oska või ise ei taha, siis leia abijõud, et Eestis on copywritereid, on keeletoimetajad, kes aitavad sul sinu teadmised siis ära vormistada. Et sa võid anda neile, ma ei tea, kirjalikult selle mingite bulletitena, sa võid teha ekraani salvestuse ja üks meie paremaid viise, kuidas me klientidele, kui me teeme klientidele veebilehte, kliendilt selle info kätte saame on see, et me lähme selle copywriteriga koha peale, intervjueerime teda ja ühest intervjuust tihti tuleb selline 8-9 kasuliku sisuga artiklit. Et jällegi, et ei ole niimoodi, et ma ei taha seda teha, et siis ma üldse sisuturundusega ei tegele. Et sina ei taha küll, aga leia keegi endale siis appi, et sellepärast see ei tohiks takistada ettevõtte või e-poe arengut. Lisa igasuguseid pilte, videoid, jooniseid sinna sisusse, et kui see on lihtsalt üks suur tekstimassiiv, see on inimesel jube keeruline seda lugeda või leida motivatsiooni, et seda nagu pikalt lugeda. Kui sa paned videoid, pilte, siis inimene tarbib ka sinu nii-öelda sisu kauem, ta on sinu lehel kauem ja Google'il on siis selline fraas nagu dwell time, siis mida rohkem inimene su veebilehel on signaal Google'ile, et järelikult sellel lehel on head sisu. Et kui ma kunagi tegin Vineeri maailmas analüüsi nende sisu osas, siis ma nägin, et kõikide artiklite keskmise lugemise aeg oli 1 minut, aga ühel oli 2 minutit. See eelmine oli 2 minutit, oli ka video ja sealt mul tekkiski see, et palun pange ka muudesse tulevastesse artiklitesse videoid sisse. Lisaküsimusi, mis see tähendab on see, et kui see on lihtsalt tekst, siis see on selline nagu monoloog, mina räägin sulle. Kui ma pikin sinna teksti sisse küsimusi, oled nõus, kas sina arvad samuti, siis on see, et sellest tekib dialoog, sest inimestena me ei saa küsimustest mööda vaadata, ilma et me hakkaks siis nendele natukenegi mõtlema, et see tõmbab seda tempot maha ja sellest monoloogist tekib siis dialoog. Ma tihti kirjutan need enda tekste ka niimoodi, et ma kirjutan teksti ära, siis ma vaatan, kuhu ma mingeid küsimusi sisse lihtsalt järjest pikin. Ja viimane nõuanne selle sisu kirjutamise juures on see, et löö need nii-öelda sisutükid plokkideks, 3-5 rida, enter, 3-5 rida, enter, et jälle see ei oleks tekstimassiiv, inimesel on lihtsam silmaga haarata neid tükke ja on suurem tõenäosus, ta loeb su siis artikli lõpuni. Mis puudutab SEO-d, siis e-poe puhul on hästi oluline on see, et sa arvestaksid kliendi otsingu sooviga. Mida ma selle silmas pean? On see, kui klient otsib näiteks valgupulber, siis vaata, millised lehed tulevad Google'is sõnaga valgupulber välja. Need on tootelehed, need on kategoorialehed, et siis sul ei ole mõtet hakata kirjutama artiklit, kuidas valida endale õige valgupulber, sellepärast et otsija soov on juba see, et ma tahan osta. Samal ajal, kui inimene otsib näiteks joogamatt, siis tuleb välja pudopunkti artikkel, kuidas valida endale õige joogamatt ja siis sul tekib mõte, et kui sa müüd ka joogamatte, et siis tasub kirjutada artikkel. Ja kui see ei ole artikkel, mis välja tuleb, siis on see, et optimeeri, kirjuta sinna tootelehele või kategooria lehele seda sisu juurde, aga ära tee sellest eraldi artiklit, et seda viga me oleme ka teinud. Arvame, et artikkel saab ilusti alati eespool nendest tootelehtedest, ei ole nii, sellepärast Google tõesti arvestab juba täna, mida me soovime siis otsida. Nii, ma usun, et praeguseks hetkeks on see, et te saate aru, et seda sisuturundust võiks justkui teha ja siis on järgmine küsimus ja takistus, et no pagan, kus ma neid ideid siis saan. Esimene tööriist, mida ma soovitan, on answerthepublic.com, selline leht, kuhu sa saad panna sisse ingliskeelse fraasi ja kui sa selle fraasi sisse paned, siis sa saad sellise päikse ja need päiksed koosnevad siis erinevatest küsimustest, mida inimesed siis internetis otsinud on. Iga see küsimus on tegelikult sinu jaoks potentsiaalne, kas webinari teema, artikli teema, podcasti teema. Et ma panin siia näitena sisse lihtsalt coaching ja kui ma seda natuke lähemale suumin siis, miks coaching on vajalik, miks coaching töötab, miks kasutada coachingut töökohal, miks coaching on nagu äris kasulik, on ju, et iga selle kohta sa võid kirjutada siis tegelikult artikli ja samamoodi see paneb su mõtted siis käima. Et kui kunagi Henri oli hädas ühele kliendile kirjutamisega, siis ma ütlesin talle, et kuule, kas sa Answer the Publicust nagu käisid, vaatasid? Ja siis ta ütles, et Timo, mis sul viga on, miks sa mulle seda varem öelnud ei ole? Et sama, et mul ka ei tule tihti võib-olla neid ideid, millest kirjutada, selle jaoks ongi olemas tööriistad. Samamoodi saad sa siis seal päikeste all tuleb siis ka erinevaid fraase, mis lükkavad siis selle mõtte käima.
järgmine idee, kus saab siis, tähendab järgmine tööriist, kus saab kirjutamiseks ideid, on siis Amazon, võtad selle books category ja paned sinna sisse märksõnad. Selle näite puhul näiteks ma müün, ma ei tea, paleo retsepte ja mõtlen, millest võiks siis kirjutada või müün mingeid tooteid või toiduaineid, on ju. Panen paleo diet, siis teed valiku, millise raamatu sealt läheb, noh, kõige need esimesed vaatad, kus on kõige rohkem neid review'sid, järelikult need on head raamatud. Siis leiad selle sisukorra, see sisukord võib olla 2 kohas, siis üks on seal pildi all, klikid seal pildil ja sisukorrast näed, kuidas paleoteed tuli, milline paleoteed välja näeb, kuidas kaotada kaalu paleoteediga. Need on tegelikult täpselt samamoodi artiklite ja ükskõik mis laadi sisuideed või emaili ideed on ju. Ja teine koht, kus võib leida siis selle sisukorra on see, et seal üleval paremal on look inside ja kirjutad jälle, klikid sellel ja näed, et mitte järjekordne mitte madala süsivesikuga dieet, peamised reeglid paleoteedi kohta, kuidas kaotada paleoteediga kaalu, on ju, et kõik sellised kohad, et see on super koht, kus ideid hankida. Ja viimane tööriist ideede hankimiseks on Facebooki grupp, kus sinu potentsiaalsed kliendid koos võiks käia, ma ei tea, kodurestaureerijad, et siin näite puhul ma võtsin lihtsalt turundus, et kui mul oleks vaja nüüd kirjutada turundusest mingit artiklit, noh, millest ma siis kirjutan. Panengi otsingusse sisse turundus, vaatan üles, millised grupid seal on olemas, võtan Eesti kõige suurema turunduse grupi, internetiturunduse e-kaubandus ja järgmisena leiad sealt paremalt siis otsingu nupu ja sinna otsingu nuppu saad siis sisestada erinevaid sõnu ja mida ma soovitan sinna panna on siis näiteks abi, nõu, aitab, kuidas, kas, mis, miks, mida tegema peaks siis on ju. Ja kui sa need sõnad siis sinna sisse paned, siis sa näed ka seal, et näiteks panen sisse abi, vaja abi VPML ja WooCommerce'i platvormil või siis vaja abi sobiliku lahenduse leidmisel, soovin veebilehte, kus klient saaks sooritada ostu, on ju. Et kõik need asjad, et need slaidid ma saadan Kuldarile ka pärast, kui see läbi on, et te saate kõiki siis neid sõnu sealt ka pärast siis vaadata, et neid üles kirjutada lihtsalt praegu nagu ajaliselt ei jõua. Ja veel üks nipp on siis see, et me oleme ka kirjutanud väga keerulistel teemadel nagu automaatkäigukastid, vineer, paberkotid, et noh, vahel on see, et sa mõtled, no jaa, Timo, sul muidugi turunduses on põnev sektor, kogu aeg midagi muutub, kõigest on rääkida, aga mul on nii igav, on nagu seesama, et no palju ma sellest vineerist kirjutan. Ja siis üks soovitus on see, et siis vaata sellest tootest kaugemale ja suuremat pilti ja mõtle, et mis selle sektoriga seoses sa saaksid veel oma potentsiaalset klienti siis aidata või talle kasulik olla. Ja Kuldar ütles ka, et tuli üks küsimus seoses, et noh, kuidas ma siis selle alkoholiga sisuturundust teen, on ju. Et siis ma lihtsalt mõtlesin, et siin on tõenäoliselt oli teisi küsimusi veel, et võib-olla jõuame neid lõpus on ju lahata, aga alkoholi osas siis näiteks millistel teemadel võiks rääkida, et kui otse sellest veinipudelist rääkida ei saa, on see, et restoranid, kuhu minna, et näiteks meie meeskond käis ja testis Tallinnas läbi 50 restorani ja siin on need top 10, mida me siis soovitame. Kuidas valida siis ägedaid klaase endale, kus kohast neid leida, võib-olla need on teie enda tooted, on ju. Kokteilide retseptid, jälle võib mõelda, et issand jumal, kõik ju teavad, kuidas mohitot teha, aga sinna võib jälle enda mingi sellise väikse twisti juurde panna, väikse sellise nüansi juurde, on ju. Samamoodi alkoholivabad kokteilid, et ei pea proomoma ainult kogu aeg seda alkoholi joomist. Ma ei tea, baarmeni varustus, mis sul kodus olemas võiks olla. Sa võid korraldada VIP-õhtusööke, et see oli see nii-öelda korraldamise pool, et päriselt need inimesed endale kokku tuua ja seda sa saad ju kõike promoda ja levitada. Kuidas, ma ei tea, nõuannete seeria, kuidas või videoseeria, kuidas sõpradele ägedat õhtusööki korraldada, noh, mis need eelroad võiks olla, kuidas inimesi vastu võtta, mis on nagu head küsimused, mis avavad erinevaid jututeemasid, on ju, et kõikide selliste teemadega sa saad aidata, on ju. Toidud ja nende sobitamine, jookidega, no sama, et näiteks kala kõrvale, mis ei pea olema alati valge vein, aga mis oleks järgmine asi, mis sinna nagu väga hästi sobiks, noh, vett, kaua sa ikka seda vett jaksad juua, on ju. Ja siis näiteks ka, kuidas teha siis ärikingitusi, kuidas siis anda neid nõuandeid, on ju, et jällegi ei pea rääkima ainult sellest ühest konkreetsest asjast, vaid mõtlema siis, mis see laiem pilt oleks, kuidas sa saaksid enda klienti veel aidata, kuidas saaksid talle veel siis väärtust luua. Nii, kui sisu on siis nii-öelda valmis, siis on vaja seda sisu levitada, sest ega ta ise levima ei hakka. Ja millised need siis võimalused on, kus seda sisu levitada? On see, et kui sul on olemas Facebooki leht,
sa võid teha Facebooki postituse, et nagu sa tead, siis ja tõenäoliselt oled kogenud, kui sa teed müügipostituse, siis on nagu inimesed reageerivad üsna vähe, et mul on, jälgin seda enda profiilil ka, et eile tegin postituse, tulge sisuturunduse webinarile, kõik, kes tänu sellele postitusele tulid, täna siin kohal on, aitäh, väga lahe. Mida ma näen on see, et noh, seal tuleb mingi 5 või 10 laiki, siis kui ma remondin ära emale korteri, panen need pildid ülesse, siis tuleb mõni 100 laike, on ju, et sa näed, milline nagu sisu inimestel tegelikult rohkem peale läheb, et selline nagu müük ja pakkumine pigem ei lähe, on ju. Et siis, kui sa loodki hea sisu, siis kindlasti postitage seda Facebooki, et tule lugema, panime enda blogisse üles. Saad inimesi niimoodi enda siis veebilehele. Facebooki grupid, kui sa oled kuskil gruppides aktiivne, oled sinna loonud ka muud väärtust, mitte see, et ainult lihtsalt käid seal postitamas, sest see tavaliselt adminidele ei meeldi. Et tulen ja lihtsalt alati ütlen siis midagi, kui on nagu tahan ma öelda versus see, et ma käin ja aitan ja vastan kellegi kommentaare. Või siis sa omad ise siis mõnda Facebooki gruppi ja oled siis sellega üles ehitanud. Seda ma näen ise väga hästi, et kui me tegime selle 12 tundi turundus, sinna gruppi tuli 3300 inimest ja kui ma sinna gruppi teen postituse, võt see postitus päriselt jõuab inimesteni, päriselt inimesed reageerivad, et see Facebooki lehe, see on tihti minul siuke viimane koht, kus nagu seda postitust nagu teha, et kõigepealt ma teen Facebooki gruppi, teen LinkedIni igale poole mujale ja siis võib-olla alles sinna Facebooki lehele. Instagram samamoodi, kui sul on olemas jälgijad, tee postitust, leiad siit blogist nüüd uut ja head lugemist. Loomulikult, kui sul on olemas email, sul on olemas loapõhised emailid, kus inimene on andnud nõusoleku, et sa võid talle siis sisu saata, siis emaili kaudu jälle öelda, et sellel kuul tuli meil need 3 videot ja need postitust, lingid juurde, väga hea, et katsetasime vahepeal 5, tegime selliseid kuiseid kokkuvõtteid, mis meil kõik sisu ilmunud on, inimesed reageerisid väga-väga hästi. Ja noh, neid emaile siis peab korjama mitte siis ainult siis ostjatelt, vaid ka potentsiaalsetelt klientidelt ja noh, neid saad korjata siis, kui sa ikkagi mingit väärtust vastu pakud, et kui sa lihtsalt ütled, et nagu seal tihti e-poodides jaluses on, liitu meie uudiskirjaga, siis noh, kui sa mõtled enda peale, mitme uudiskirjaga sa niimoodi liitunud oled, siis noh, vähestega on ju. Et me ei taha saada uudiseid, me tahame saada väärtust, et loo siis, ma ei tea, mingi videoseeria, mingid emailid, millel oleks mingi väärtus, et inimene tahaks anda oma emaili ja saada see info endale vastu. SEO, kui sa teed siis oma selle artikli optimeerid väga hästi ära, sul on veebilehe suunas, e-poe suunas piisavalt linke, siis hakkad sa ka saama Google'is paremaid positsioone, kui päriselt inimesed neid artikleid siis ka loevad. Võib-olla sul on partnerid, kellel on olemas need samad kanalid, siis tee nendega mingit laadi diili või kokkuleppeid, et kas sa saaksid ka levitada, et noh, ma ei tea, näiteks kui mul oleks pilvebüroo, kes pakub raamatupidamist ettevõtjale, mul väga hea partner, siis ma saaks ju, ma ei tea, kirjutada mingi e-raamatu või anda mingi video, mis oleks kasulik ka tema lugejatele, teha siis temaga ka mingit laadi diil, et ta seda levitaks, et see kasulik lihtsalt tema lugejatel on, see ei pane teda veel levitama, et ta on ju seda ehitanud, ta on pingutanud, ta tahab ka samamoodi enda mingit kasu saada. Et alati, kui sa selliselt lähened, et ma ei tea, pääseda kellegi emaili listi, siis mõtle, mis on selle emaili listi omaniku kasu. Et see, et ma lihtsalt saadan mingi info laiali, mis on minu lugejatele kasulik, väga tore, aga kus on minu kasu on, et me kõik oleme enda kasu peal väljas. Ja inimesed ja kuulajad ja lugejad ise siis samamoodi levitama panna, et kui see on siis nagu väga-väga hea sisu, siis inimestele öelda, et kui see sind aitas, levita, saada seda emaili edasi oma sõbrale, kutsu oma sõber ka sellele koolitusele, kutsu sellele webinarile on ju, et samamoodi panna siis inimesed ise kandma seda turundussõnumit. Need on siis levitamise võimalused, peamised, mida meie kasutame, et noh, tõenäoliselt on neid nagu veel, aga need on need, mis siis võiks kõige suurema tõenäosusega töötada. Ja nendest noh, kõige tugevam on ja üks minu lemmikumeid on ikkagi email ja siis sama SEO, et email ka, et kui sul see inimene juba on tulnud ka, andnud oma emaili läbi näiteks webinari, siis ta on hästi soe kontakt, et meil on Laviis või turunduslaboris on 13 000 emaili inimese 13 000 inimese emailid ja keskmine avamise protsent nendel emailidel on 50 ja noh, see tundus, oli algus ka mulle müstikas, ma olen tavaliselt näinud numbreid 20–30%, pärast seda, kui me hakkasime tegema webinare, hakkasime inimestega laivis suhtlema, siis me nägime, et need suhted, mis siis tekivad, on ülivõimsad, et selle 12-tunnise turunduse sündmuse jooksul nii mõnigi ütles seda, Timo, ma ei teadnud sust enne midagi,
12 tundi hiljem ma tulen ja ostan sult turunduslaborit. Et see on selline suhte ehitamise nii-öelda kiirkursus ja võimendus, sellepärast, et me olime selle üles ehitanud niimoodi, et isegi reklaamipausid olid seal kasulikud. Inimesed ütles, pagan, et ma ei saanud isegi vahepeal võileiba minna tegema. Et seekord ma juba ütlen ette ka, et kes osaleb oktoobrikuisel, siis varuge toit karpidesse valmis ja valmistuge kodust mitte lahkuma, sest nii mõnedki võtsid telefoniga selle laivi endale kaasa, kui nad käisid koera jalutamas või mis iganes. Nüüd on järgmine see, et kellega siis seda teha. Üks variant on muidugi teha ise, me oleme ka olnud need ise pusijad. Selle eeldus on see, et sul on päriselt aega sellega tegeleda. Et üks tööriist, mida ma olen kasutanud aastast 2011 vist on Toggle.com, ehk siis ma olen mõõtnud ära alates 2011. aastast kõik töötunnid, mis projekti, kuhu ma neid pannud olen. Ja see näitab siis mulle ära seda, et minu keskmine tundide arv kuus on 100 tundi ja selle pealt, kui sa oma aega mõõdad, siis sa näed, kas sul päriselt on aega neid artikleid kirjutada või on see, et täna on see entusiasm kõrge, Timo rääkis, on ju, kõik väga äge ja tegelikult sa näed, et järgmise 3 nädala jooksul ei ole mitte ühtegi artiklit ilmunud, siis tegelikult on see, et peeglisse vaatamise koht, võtan vastutuse, tegelikult mul ei ole aega, tegelikult ma peaksin võib-olla kedagi appi leidma, on ju. Sulle meeldib kirjutada, sulle meeldib videoid teha. See on väga hea, kui seda sulle meeldib, sest jällegi see annab nagu suure eelise, annab seda persooni brändi ehitada. Kui sa oled valmis minema kaamerat ette, see on nagu lihtsalt suur pluss või astuma konverentsi lavadele, rääkima näiteks turundajatele, kuidas sa enda e-poe üles ehitasid, siis on see, et sa mitte ei suhtle enam ühe inimesega, vaid sa suhtled 100 inimesega saalis ja jagada enda kogemust siis. Ja nendest turundajatest samamoodi võivad saada sinu e-poe ostjad, on ju. Et see on suur pluss, kui sa seda julged ja suudad ja arendad endas. Sa tahad saada kirjutamises või videos paremaks, siis tasub seda loomulikult ise teha. Ja alguses ma tean, kui me alustasime ettevõtlusega, siis meil oli 6 kuud olid kogu aeg lihtsalt reaalselt näpud põhjas ja napilt saime osta pelmeene ja makaronisalat trimist. Et see oli nagu, siis polnudki varianti, me pidime ise kirjutama, ja alguses see võibki nii olla, aga siis sa pead leppima sellega, et see, mis sealt välja tuleb, ei ole ideaalne, aga see vähemalt aitab sind edasi. Järgmine on see, et sa võid pöörduda siis vabakutselise poole. Sul on juba natukene raha maksta. Sa saad aru sellest, et tegelikult mul ei ole aega. Tegelikult mul ei ole tahtmist ka, sellepärast, et ma peaksin tegelema sellega, sest see on hoopis minu kirg. Vabakutseline aitab sul ära luua siis väiksema mahu, see võibki olla võib-olla nagu paar artiklit kuus või siis aitab sul kuus salvestada mingid videod ette ära või aitab kirjutada mingid ühe uudiskirja kuus, et tihti nendel vabakutselistel ka on pigem nagu mitu klienti, et sa lihtsalt ei saa talt siis suurt mahtu kätte, kui sul on kiirelt vaja. Et meil ka näiteks selles Amazoni projektis, kus meil on ingliskeelne blogi, meil on ka mitmeid erinevaid vabakutselisi kirjutajaid, et jällegi ühel ei ole aega, siis teisel on aega ja seal me otsime ka kogu aeg juurde, sellepärast, et me tahame järjest rohkem kirjutada mahtu, et seal ei ole nagu piirang see, et üks artikkel nädalas, mida rohkem artikleid on, seda rohkem sa Google'is parematel positsioonidel välja tuled. Kui seda märksõna analüüsi ka teed, siis seal on see, et igale märksõnale peaks vastama siis üks konkreetne artikkel sõnale kaalu langetamine, järgmine valgupulbri valimine, 3. ventilatsioonitööd on ju, et igale sellele märksõnale vastab siis mingi artikkel, et siis sa sellega hakkad Google'is paremini välja tulema. Üks idee sulle, eriti alguses jälle, kui raha on vähem, on see, et sa saad pakkuda siis sellele kirjutajale enda siis tooteid vastu, teha sellist partnertehingut. Ma ei tea, ma müüngi smuutisegusid näiteks, et kuule, teeme niimoodi, et iga artikli eest ma annan sulle 150 € väärtuses näiteks smuutisegusid. Esiteks tema ei pea ostma neid ja teiseks sinu jaoks see, et see müügiväärtus on 150 €, siis selle toote omahind on tõenäoliselt kuskil seal võib-olla 75-85 € ja mõlemale poole on see võit, et võib-olla sa leiad ka sellise kirjutaja, tasub otsida. Ja tõenäoliselt sul on küsimus, et kelle poole pöörduda. Laviis ja turunduslaboris minu kirju käib üle juba, ma ei tea, viimased 5 aastat on aidanud neid teha Jaana Maling, sisukirjutaja.ee. Olen katsetanud ka teisi copywritereid, ühega oli väga hea kontakt, kahjuks ta enam täna ei kirjuta, kes mulle väga muidu meeldis. See on jälle see freelancerite nagu selline valu, ta ühel hetkel ütleb, et võib-olla see ei ole enam minu jaoks või mul ei ole sinu jaoks enam aega, aga kus veel leiab, see on Facebooki grupp Eesti copywriterid, kus need kirjutajad ringi liiguvad, et samamoodi sellise hea kirjutaja leidmine, kes viitsib sinu äri selgeks teha,
kes oskab sinu keelekasutust, kes jätab sinu sinna nagu teksti alles ja see on suur kunst, et Jana puhul ka, et kui ma ta leidsin, siis oli lihtsalt suurepärane, ta jättis mind sinna tekstidesse alles, ta tegi need paremaks, ta lõikas minu need Tammsaare laused, kus lihtsalt polnudki üldse punkte ega komasid paremaks, kirjutas kõik lihtsamini, selgemaks ja loogilisemaks, et sellise kirjutaja leidmine jällegi, et kui esimene ei klapi, proovi teist, proovi kolmandat, kui sa ühel hetkel leiad, siis see on nagu super. Agentuur, millal kasutada agentuuri on see, et ja mis on agentuuri pluss on see, et agentuuril on palju kogemust. Ta on teinud erinevaid tekste, ongi, ma ei tea, nendele lasteriietele, palkmajadele, autodele, ta näeb, mis töötab, ta oskab seda kliendi sussidesse võib-olla paremini astuda, tal on majas sees võib-olla 3-4 copywriterit, mitte üks on ju, ja seal on selline teadmiste võimendus. Agentuuri kasutada ka siis, kui sul on suurem maht, kui sul on vaja ka siis kindlustunnet, et see siis samamoodi, et ongi see, et freelancer muidu jalutab minema, agentuuril on see, et kui üks töötaja läheb ära, nad võtad järgmise copywriteri, on sul see, et vähemalt need tekstid saavad valmis. Mõõtmise juures, et mida siis sisuturunduse juures tuleks kindlasti mõõta, on see, et tuleb mõõta müüki, et kui palju sul siis päriselt sellele artiklile või videole müüki tuli, tulukulu suhet erinevatest kanalitest, et noh, kui sa kirjutad artiklit, siis sa saad e-kommertsist jälgida, kui palju oste tuleb läbi orgaanilise sul on ju, või kui palju müüki tuleb läbi e-mailid, et siis ja arvestada ka seda poolt, et kui palju kulu sul läheb sinna, et see e-mail välja saata, et seda programmi üleval hoida. Ja kui sa alguses teed ise, siis jällegi aega on ikkagi vaja mõõta, sa näed ka, kui palju aega sul sellele kulub. Ja see on sulle väga hea sisend selleks, et kui sa ühel hetkel kedagi palkad, sa tead enam suurusjärku, et mis see võiks maksma minna. Ja niimoodi siis iga kanali kaupa, kui sa teed ka ükstaskõik mis reklaami, jälgid Google Adsi, palju raha sisse läks, palju raha välja tuli, mis see suhe on ja kas see suhe on sinu äri jaoks piisav, et seda lubada endale. E-mailid, erinevad bännerid, Facebooki reklaamid, Facebooki boostid, et kõik, mis läheb, tuleks panna sellisesse lihtsasse Exceli tabelisse, iga kuu siis jälgida. Nüüd, kus me selle tabeli ise esimest korda tegime, oli see, kui me aitasime aastaid tagasi Hansaposti ja seal eelarved olid ikkagi nagu nii suured ja kui ma küsisin, et kuhu teie turundusraha läheb ja millised kanalid kõige efektiivsemad on, siis too hetk keegi seda ei osanud öelda ja siis me tegimegi koos sellise süsteemi, kus me hakkasime jälgima iga kuu tulukulu suhet ja kui see oli alla selle, mida me tahtsime saada, siis me selle kanali panime lihtsalt kinni või mõtlesime, mida me selles kanalis peaksime siis teisiti tegema. Ja mida tuleb mõõta, samamoodi e-mailide saamist ja kui palju raha kulub siis ühe e-maili hankimisele ja kui palju see e-maili list sulle siis ka lõpuks raha tagasi toob. Et kõik sellised nagu bounce rate'id ja lugemise aeg ja reach ja follower'id ja like'id, need on kõik väga toredad. Need on tegelikult sellised pehmed mõõdikud, et need on need 3 mõõdikut, mida ma siis soovitan kindlasti mõõta ja kasum ja käive loomulikult ka sinna juurde. Kes on tublid tegijad minu arvates, kes mulle on silma jäänud e-kaubanduses, kes sisuga hästi tegelevad, keda soovitan jälgida. Samamoodi sa võid siia chati kirjutada, kes on sinu lemmikud, kes on silma jäänud ja et teised saaksid ka neid siis jälgida. On Pudo., kes kirjutab väga häid artikleid, kunagi me aitasime neile teha ka sisuturunduse strateegia. Breden Kiits väga tublisti kirjutavad väga mõnusa teksti ja tooniga artikleid ja üldse nende veebileht on väga hästi läbi mõeldud. Photopoint, jällegi suurepärased artiklid, õpetused, juhendid. Boost Yourself, samamoodi erinevaid challenge'id teevad, on ju artikleid kirjutavad, videoid teevad ja siis ka Loodusvägi, kes teeb oma neid artikleid väga-väga hästi. Et sellised nii-öelda teadmised, et jällegi nii nagu ma ütlesin, siis ma püüdsin panna see ühte tundi sellise 10-aastase kogemuse ja teadmise, et te võite siia chati kirjutada, et kellel on nüüd selline tunne, et sa jeerum, et kui palju infot ja mida kõik nii-öelda teadma peaks. Et ja kui kellelgi jäi siis sellest väheks ja ta tahab rohkem, siis mul on olemas selline väike maandumisleht nagu turunduslabor.ee /RK, see on siis rohkem kliente ja seal on võimalik selle Lavii e-maili listiga liituda ja saada siis 2 korda kuus kolmapäeviti siis väärtuslikku infot, et seal need meilid samamoodi, need on väga pikad, väga põhjalikud ja seal me võtamegi erinevaid siis teemasid step by step lahti. Mõned näited, mis seal on, näiteks 43. kiri, kui sa sinna siis 86 nädala pärast jõuad, 10 võimalust, kuidas loapõhiseid meiliaadresse näiteks juurde saada või siis 7-11-4 mudel, mis aitab sul turundust paremini mõtestada või 3D mudel, mis on mind ettevõtjana turundana palju aidanud.
või siis näiteks 6. kiri tuleb veebilehe disain oli keeruline teema, kuni sain aru järgmistest põhimõtetest. Või siis teine kiri on sul see, kuidas veebileht turundus ja müük ühtseks tervikuks siduda. Et jällegi puhas sisu ja loomulikult ma teen ka sinna müügipakkumisi, erinevaid challenge'i pakkumisi, aga siis enamik sellest on puhas sisu. Nagu sa aru võid saada, siis see sisuturundus ja see sisuloome on siis, sa pead olema sellise mõttelaadiga, et see on vähemalt maraton, et see ei ole nagu sprint, et teen ära 2 artiklit, teen ära 1 webinari ja siis on nagu tehtud. Ja tõestus, kui ma jooksin enda esimese maratoni ära, siis oli jube raske, taga on Eesti internetiturunduse kurude kuru, Priit Kallas, tema jaoks oli väga lihtne, sest tema oli seda nii palju teinud, samamoodi tasub Priitu jälgida selles osas, kuidas Priit turundusteemadel kirjutab ja videoid teeb. Ja sisuturunduses tuleb olla ka siis tegelikult valmis ultraks, et see maratoniga see ei lõppe ära, sul on vaja tegelikult veel pikemalt joosta. Ja hoia meeles siis, et järjepidevus trumpab iga kell üle perfektsuse, et paljud takerduvad selle taha, et ma ei hakka tegema, et mul ei ole soeng piisavalt hea või mul ei ole neid õigeid teadmisi ja mul ei ole õiget seda head kaamerat, et kuskilt on tegelikult vaja pihta hakata. Ja see, et sa järjepidevalt teed, sa õpid iga korraga juurde, et iga webinariga lähed paremaks, iga podcastiga, iga artikliga. Ja minu siis selline viimane mõte on siis see, et sisuturundus ei tohiks kindlasti lõppeda ära esimese müügi saamisega, vaid kui see ostja sul on, siis emaili teel aita teda edasi. Küsi, kas ta sai sellest tootest kasu, kui sa müüd mingit toiduaineid, jaga talle retsepte, küsi, kuidas tal läheb, hoia seda kätt pulsil, need võivad olla need automaatjadad, sa ei pea igale ostjale eraldi kirjutama hakkama ja kui sa siis ostjaid edasi aitad, siis sa teenid välja järgmised müügid. Nii et minu suur kummardus, et sa hommikul siia kuulama tulid. Mind siis leiad igalt poolt üles sotsiaalmeediatest. Ma olen nüüd ka Instagramis, Facebookis, LinkedInis ja podcast ekspordima on ka, et kes tahab kuulata teiste õppetunde ja lugusid ja seal on ka e-poodide lugusid, et kes kuidas välja murdnud või mitte murdnud siis on. Nii ja nii nagu lubatud sai, siis me mahtusime täpselt siia tunni aja sisse. Ma just tahtsin öelda, et kui sul esimene ettekanne aastaid tagasi oli poolel lühem kui kokku lepitud, siis praegu panid igal juhul minutiga täppi. Ja väga, väga intensiivne ja praktiline kindlasti, et ma kutsun üles veel küsimusi kivekiirelt kirjutama jõuame, aga ma võtan ette, Jaan on esitanud siin mitu küsimust, et esimeses viitab ta Neil Patelile ja kus ta on siis maininud, et Neil Patel on maininud, et Wikipedia SEO edu tuleb sellest, et iga märksõna kohta on ainult 1 artikkel ja kui uus info lisatakse, siis lisatakse see samasse artiklisse. Kas see siis tähendab põhimõtteliselt seda, et aegunud sisu peaks siis kogu aeg kustutama või? Et hoida mingit sellist lühikese formaadi mahtu, näiteks 300 kuni 600 sõna, et muidu äkki läheb nagu väga pikaks üheks hetkeks see artikkel? Jah, vana sisu ära kustutada, et ongi, kui teised ikkagi kirjutavad 600 sõnalisi artiklit, siis tuleks seda enda mahtu ka seal samas hoida. Mida ma olen ühe korra täheldanud on see, et meil oli palkmajad ja siis me kirjutasin ka, ütleme, kui teistel oli 500 sõna, siis me kirjutasime 1500 sõnalise artikli ja me olime umbes 8 kuud nagu kuskil teisel lehel, kuhu on ju võib laipa peita ja siis ühel hetkel 8 kuud hiljem me olime seal ees ja sinna ette me jäime. Et Google, ta lõpuks õpib tundma ja saab aru, et ka see pikem sisu võib olla tegelikult hea, aga see võib väga palju aega võtta. Et täna meie sellest kirjutamise protsessis kõige kindlam peale minek on 100 kuni 200 sõna rohkem, kui on teistel ja sinna siis tegelikult rihtida. Ja kui sul on nagu rohkem sisu öelda, siis võta mõni muu märksõna ja kata seda nagu selle sama sisuga, mis sa sinna öelda võib-olla tegelikult tahad. Jaan on küsinud teise küsimuse ka, et kui lähtuda ainult SEO märksõnadest blogi postituste loomisel, et kas sinna tasuks midagi kergemat ka nagu vahele panna, mõni klikimagnet? Ja ikka võib, et see on omaette tegelikult strateegia, et just see sama, et see võib-olla läheb Facebookis nagu nii hästi levima, et väga hea küsimus ja väga hea mõte, et igal juhul. Aga jällegi, kui alguses see ressurss piiratud on, siis alustada sellest, et katta ära sellised peamised märksõnad ja need märksõnad on veel tegelikult hea filtreerida välja selle järgi, et millised need müüki toovad on see, kui sa kasutad enne Google Adsi ja näed, millised märksõnad sulle päriselt siis e-poes raha toovad ja siis võt nendele hakata seda optimeerimist ka tegema, et vahel on võib-olla see, et tuleb, ma ei tea, köögimööbel ja sealt tuleb lihtsalt mingid piltide vaatajad ja võib-olla tellimust üldse ei tule, et see soovitus ka, et võib-olla enne Google Ads ja siis valida märksõnad ja kirjutada artiklid või siis optimeerida konkreetset toote või teenuse ette.
Eks siin ilmselt tuleb see balanss leida, et ega iga artikkel ei peagi ju müüki tooma, et sa Just. lood ka sellist brändi tuntust, usaldusväärsust, et küll need müügid tulevad. Jaa, absoluutselt, et webinaridega, ega meil on sama, et välismaa webinarid on alati üles ehitatud selleks, et nagu lõpus tehakse sulle seda müüki. Mida me turunduslaboriga teeme on see, et meie mõte on see, et me saame selle e-maili inimeselt, loome seal ka edasi seda suhet ja väärtust, aga webinaril tihti me lihtsalt loosime midagi välja ja otsest nagu müüki ja sellist nagu pakkumist sinna järgi ei tulegi. Sama, et seda suhet tegelikult ehitada on. Et kui inimene esimest korda tuleb ka webinarile, ta ei ole valmis sult suure tõenäosusega veel midagi ostma. Sa viitasid sellele ka esitluse käigus, aga kui nüüd rääkida sellest sisurohkusest, mida luuakse, et eriti veel, kui me vaatame mingit suuri turge ja suuri maailmakeeli ja sisu tuleb 10 000 tükke päevas, et kas lõpuks ei teki olukorda, et iga artikli kohta on 2 lugejat? Ma ei tea, vaata, see on see sama jälle lõpuks, kuidas sa need kuulajad endale saad ja kui inimene sa nende artiklite taga oled, sest ikkagi tegelikult lõpuks on niimoodi, et ega need lugejad ei jagune võrdselt, et see esimene koht saab 90%, järgmine koht saab sealt 5 ja ülejäänud 5% jagunevad siis kõikide vahel, et ja mõeldagi, kus sul selline nagu tugevus on, et täna ma ei tea, Neil Patelliga on ju võitlema minna, Peep Lae alustas 10 aastat tagasi, blogis ennast tegelikult tippu välja, et see on väga-väga pikk mäng. Et sa pead olema selle mindsetiga, et kui ma täna midagi tegema hakkan, mul on ikkagi mingi eelis, mingi eristumine, mingid nagu mõtted, et kuidas ma siis tegelikult silma paistan. Ja ma võin seda öelda, et see artiklite maht ainult kasvab, sellepärast, et sõber Karl Kangur, kes on mitte Eestis, vaid on SEO ekspert üle nagu maailmsel tasemel, demonstreeris meile sellist asja nagu Jarvis, mis on siis tehisintellekt, mis kirjutab sisu ja pagan, kui hästi see juba kirjutab inglise keeles. See on midagi müstilist. Sa annad sinna fraasid ette, ma ei tea, e-commerce conversion rate optimization ja lõike lihtsalt nagu tuleb, et veidi käid üle. Puhast kulda. Ja ta juba tõi näiteid ka, kuidas on mingite Amazoni affiliate lehtede üles ehitatud selle Jarvisega 6 kuuga ja saab, ma ei tea, 2 miljonit märksõna on juba ränkinud, et see on ka üks põnev sektor, kuhu see kõik areneb tegelikult ja tootekirjeldused samamoodi. Jarvis teeb juba väga-väga hästi, teeb erinevate mudelitega, copyright mudelitega, see AIDA mudel, attention, interaction, desire, action on ju, et kõiki neid ta juba oskab arvestada ja ta läheb järjest paremaks. Tulevikus kirjutajad teevad siis nende selliste tööriistadega tegelikult siis väga palju tööd. Aga jättes kõrvale selle hirmu, et sisu on liiga palju, et kui ma oma e-poodi pean, siis kui palju ma seda sisu tootma peaks, et kas on mingi selline kuldreegel või põhimõte, et 1 on liiga vähe ja 10 on liiga palju? Sõltub artikleid tegelikult, kui sa näed, et artiklid ja need märksõnad toovad sulle raha sisse, siis nii palju, kui sa vähegi jaksad seda sisu ja e-mailidega sõltub siis sinu lugejaskonnast, et iga päev jällegi Eesti turg ei ole valmis e-maili saama, et ma olen ise mingites välismaa listides, kus ma saan iga päev, mulle tõesti need inimesed meeldivad ja sealt ma üle päeva siis ka loen, et e-mailide puhul on võib-olla selline nagu korra nädalas või 2 korda kuus ja võib-olla selline kuldreegel on see, et kirjutad siis, kui sul on midagi öelda. Et lihtsalt nagu niisama sellist nagu sisu täidet ei ole mõtet tegelikult siis saata. Sa oled eelkõige keskendunud oma kanalitele, kui me räägime sellest, et ma loon mingit sisu ja avaldan seda kuskil kodulehekülg. Päris paljud muidugi küsivad hästi kiiresti, et aga mida ma Facebookis ja Instagramis teha saan, et sina mainisid seda kui nagu üks potentsiaalne levitamise koht. Ehk siis ma toon Facebookist liiklust endale, aga kas sotsmeedias saab nagu sisuturunduse kontekstis nagu veel midagi teha või milliseid häid mõtteid, soovitusi sul selles osas on? Ikka saab, et üks on jah see, nagu ma ka rääkisin, levitad seda enda sisu, aga sinna sa võid siis panna ka erinevaid nagu lühemaid postitusi, et kui võib-olla artikkel on ühel konkreetsel teemal, ta läheb väga süvitsi step by step, siis sotsmeedia on siuke nagu vähe pehmem kanal, et sinna võib-olla panedki siis sellist inspiratsiooni või siis kergemat sisu, et ma enda Instagramis ka katsetan mingite story'de ja videote tegemist, et minu story'des on näiteks, ma loen kindlist raamatut, seal on highlightitud kohad, mingi selline asi, et sinna kanalisse sobivad siis sisuturunduslikud tükid ja seal võib-olla on siis rohkem seda persooni brändi ehitamist ka, e-poe omanikuna näiteks sul. Räägiks korra pealkirjadest, oli ka registreerimisel esitati konkreetne küsimus, et milliseid nippe annaks pealkirjade kirjutamisele?
ma arvan, et Delfis ja Postimees me näeme ka põnevaid pealkirju, et kas need on konkreetselt klikimagnetid, et see esimene nõuanne on kindlasti see, et sa tunned oma siis sihtgruppi. Et sa saad aru, et kas see klikimagnet talle sellisel kujul on nagu okei, või on see, et selle taga on ikkagi turundaja, ettevõtja ja äriinimene ja teda see kroonika stiilis pealkiri siis tegelikult ei kõneta. Ja mis on ikkagi selline kindla peale minek on siis see, kui selles pealkirjas on sees siis mingi lugeja kasu. Ja neid pealkirju ma soovitan siis samamoodi tegelikult vaadata ka näiteks Amazoni raamatud, et Amazoni raamatud müüvad väga palju tänu sellele, mis pealkiri valitud on, et vaata Amazoni bestsellereid, raamatuid ja sealt siis erinevaid pealkirja mudeleid, et ma olen ka neid mudeleid tegelikult endal kokku kogunud, järgmise tunnise võime teha sellest, et millised need mudelid on, et jälle, kui sa näed mingit pealkirja, mis on nagu väga hea, millele klient klikiks, siis salvestas endale kuhugi ära. Et mul on olemas Evernote'is kaustad, kus mul on head copy ideed, head landing page'id, head ostukorvid nagu ära salvestatud endale, et kes mida hästi teeb, et sellisest Evernote'i kaustadest saab sinu siis tegelikult selline teine aju, kuhu alati tagasi pöörduda. Sa pead enda neid kogutud teadmisi ka siis süstematiseerima. Korra sai viidatud meedias ilmuvatele pealkirjadele. Sa ütlesid hästi lühidalt, reaalselt vist ühe bulletiga ütlesid, et ostetud sisuturundus kiidulaule ei ole sisuturundus massimeedias. Aga kuna kõik meediaväljaanded kaunis nagu aktiivselt seda sisuturundus pakuvad, et kas nende pakutavalt sisuturundusel, mis on nii-öelda sisuturundus, et kas sellel on üldse mingi koht või see pigem nagu on siuke lihtsalt reklaam? Ja reklaam võiks ka tuua ikkagi mingit nagu kasu, et ma olen kunagi katsetanud, ma jätan selle väljaande ütlemata, kuna Eesti turg lihtsalt nii väike, aga ma kunagi katsetasin ja ma ütlesin, et teeme tulemuste peale. Ja ütlesin, et iga email, et ma saan praegu sealt Facebooki reklaamiga endale emaili hinnaga 1,67 €. Ja ma ütlesin, et paneme teile üles sisuturundusartiklid ja iga selle emailiga, mis ma sealt saan, ma siis maksan selle sama raha, mis ma saaks näiteks Facebookis kätte. Ja ma siis kirjutasin neile 2 artiklit, mille ma ise kirjutasin, panime sinna bännerid juurde ja nad ei saanud teha suuremat arvet kui 12 € mulle. Siis ei töötanud, et seal mul on see, et seal on siuke persoonibränd, et kui mult küsitakse, et kirjuta artikkel, et ma seda nagu, et ma enda raha eest, ma ei tea, midagi levitama läheks, seal ma seda ei tee, et kunagi Delfi pakkus ka meile Hansaposti aegadel, et meil on siin sisuturunduse rubriik, et kirjutage meile sisu. Ma ütlesin, et see on ju täpselt vastupidi, et kui ma kirjutan teile sisu, siis te peaks nagu justkui meile maksma selle eest. Et pigem kirjutada siis lõpuks ikkagi enda e-poodi sisu, kuhu see inimene lõpuks võiks maanduda. Et seal on ühel hetkel võib-olla täpselt see sama, et sa ei oska rohkem märksõnu katta, et siis on see, et teeme siis sellist suuremat nagu brändi reklaami ka, mis on vähem mõõdetav, aga siis sul peab juba raha nagu rohkem olema ja pood juba kasumlik olema, et siis võib selliseid asju ka natukene nagu teha, aga alguses sa oled nagu selline snaiper, kus iga euro peab selle müügi ära tooma, et muidu on lihtsalt varsti pead poe kinni panema. Küsimusi praegu rohkem tulnud ei ole, ma küsin omalt poolt viimase küsimuse, et sa mainisid väga erinevaid formaate, et võib kirjutada artikleid, teha webinare, podcast'e, videosid, et kuidas sa seda formaati valiksid? Nendel on ju ka siuke erinev nii-öelda sisenemisbarjäär, et artiklit on ilmselgelt lihtsam teha kui korraliku produktsiooniga videot. Et ma alustaks artiklitest, sest seal on ka kogu see SEO võimekus ja loomulikult emaili korjamine, sest see on nagu hea põhiline kanal ja kui sa siis oled valmis nii-öelda astuma kaamera ette, siis see on hea võimendus, et tankida rohkem emaile läbi nende webinaride ja podcasti. Et tegelikult see produktsiooni pool ka täna on läinud ikkagi nagu lihtsamaks, et normaalne mikker, kaamera, mis on, siis ja ma ostsin mingi hetk ka valguse, siuke 800 € ja annab kööginurgas või kontorinurgas ka täitsa okeid asja juba teha. Ja õnneks neid produktsioonipakkujaid on ka tänapäeval juurde tulnud, et terve päev teha mingit, ma ei tea, konverentsi või webinari, see ei ole enam üldse nagu nii kallis, et saab hakkama siuke 2,5 € sõltub, kui keeruliseks see nagu tegelikult ajada on ju.
Aitäh sulle, sul oli väga palju mõtteid. Ma märkisin ise omalt poolt üles hulga takeaway'sid. Võib-olla käin need korra läbi, igal ühel kindlasti on neid erinevaid, aga mis minu jaoks kõige rohkem nagu kõrva jäi, oli see, et mängi sellele nii-öelda võlgnevustundele, et anna ja sulle antakse. Et see on, ma arvan, et see on üks selline asi, mis aitab sellisest hirmust võib-olla üle saada, et miks ma peaksin midagi andma, miks ma peaksin pakkuma, et kui sa ütled, et kui sulle midagi pakutakse, siis ükskõik kus situatsioonis sa inimesena oled tänulik ja see trigerdab sinus võib-olla mingisuguse tegevuse tema suunal. See on nagu väga hea ja lihtne soovitus. Ja mis oli ka, võib-olla isegi sa võib-olla ei sõnastanud seda täpselt nii, aga et ära pea blogi, vaid paku kasulikku sisu. Et see blogi on ka tihti selline asi, just kui nagu ma peaksin lihtsalt sisu tootma. Aga kui sa nagu mõtestad selle ümber, et see paku kasulikku sisu, siis see ka avab mõned sellised aknad ja katsu seda sisu luua nii, et see tekib see vau-tunne. Et see on kindlasti hea eesmärk. Seda on ilmselt raske täita, mida aeg edasi läheb, mida sa rohkem sees oled, siis sul endal annab seda vaud ka juba ühel hetkel, see on nagu päris raske esile kutsuda, et kui sa oled nagu oma teemas väga sees, et võib-olla siis võttagi sealt väljast keegi, kes selle vau aitab sul pinpointida, võib-olla natuke teise kohta üldse ja see sama intervjuude teema, et räägi inimestega, kes tõenäoliselt näevad sind hoopis teises valguses ja sealt selle vau välja võtta. Mis veel oli tore, oli see, et lisa küsimusi, et ma polnud sellise asja peale nagu otseselt mõelnud, et kui sa pakud sisu ja kirjutad, siis see on alati monoloog, aga küsimuse küsimine, isegi kui sa selles vestluses ei osale, tekitab lugejas nagu dialoogi tunde. Et see on nagu väga, väga äge mõte. Ja et see fookus on kliendil lugejal, mitte sinul, et mitte meie ei paku, vaid me pakume sulle. Et see ka, kui selles valguses kõik oma kirjutised üle vaadata, siis ilmselt need kõlavad ka endale juba hoopis teistmoodi. Just ja esinemised täpselt samamoodi, et sa lähed lavale mitte see, et mina nüüd olen siin, vaid sa oled kuulajate jaoks ja neile sisu andmas, et see võtab ka seda hirmu ära, et nüüd ei tea, kas nad arvavad, et ma olen kuru või mis iganes. See on üldse nagu enda ego, vaata, sa lähed aitama tegelikult seda kuulajat. Ma olen seda viga lihtsalt ise teinud ja olnud laval üsna nagu ülbe ja targutanud ja käinud ringi, et õnneks mulle anti tagasisidet õigel ajal mõned aastad tagasi, et sain ka enda peas mingid asjad nagu korda tehtud. Igal juhul oli sinu ettekandest väga palju kasu. Sul oli ka palju praktilisi viiteid erinevatele teenustele ja toodetele, mida kasutada, et need me saadame siis slaididega kaasa, et siin täna-homme kõigile jälgijatele slaidid saadame. Aitäh, Timo! Väga põnev ja kasulik webinar oli. Kes ei saanud seda vaadata laivis, siis see saab vaadata järgi ja samuti, kui vaatasid laivis, aga midagi tahad üle kuulata, siis see sama link, millega sa siia täna tulid, sellega saab ka webinari uuesti vaadata. Ma väga palun kõigilt jälgijatelt klikkida tagasiside vormil, mis tuleb kohe postkasti. Et see aitab meil webinare planeerida, neid paremini läbi viia, et maksekeskuses on meil eesmärgiks tõesti pakkuda sellist silmaringi arendavat ja laiendavat sisu, mis aitaks äri erinevatest aspektidest edasi viia. Et nendega kindlasti jätkame, jälgi meid Facebookis ja LinkedInis ja kodulehel. Järgmine webinar on kindlasti oktoobris hiljemalt tulemas. Nii et tänaseks kõik. Aitäh, Timo, aitäh kõigile, kes jälgisid ja järgmiste kordadeni. Just, tänud suured ka minu poolt ja kes kunagi siis webinari korduses vaatab, siis kasutage sellist tööriista, mis on Chrome'i jaoks nagu video speed controller ja vaadake kõike 1,5 või 2-kordse kiirendusega podcast'iga sama asi. Saate rohkem infot, olete paremini fookuses. No sul oli päris intensiivne, et kui ma selle 1,5 korraga kuulan, siis ma vaatan. Tegelikult on arvatud asi, isegi minu jutt. Aitäh kõigile nägemist. Aitäh.